Tere! Ma ootasin sind juba siia. Me kõik inimesed loome siin elus sümfooniat. Igaüks tahab midagi, jõuab kusagile ja tihtilugu elu pöörleb ümber raha. Me tahame midagi. Et mina tahan raha, sina tahad raha. Aga see ei ole elu eesmärk. Vaid raha on loomise potentsiaal, energia ja seda saab ka teistel viisidel leida, kasutada, suunata. Mõni tahab olla rikas, tahab olla varakas. Ja tihti pole ka see tähendus ise, vaid see, mida me loome, kuhu me suuname selle potentsiaali. Ja tihti on tähtsam, et mis varasid ja missugust aega me kontrollime. Ma toon huvitava näite. Mu naine ütles, et ta läheb harfi meisterdamise kursusele. Ja ma ütlesin, et päris lahe, et mine. Ja ma ütlesin kohe selle peale, et aga ma lähen ehitan meile tipi suvilasse. Okei, et naise kursus pidi kestma 4 päeva. Ja ma tulin siia, et siia Soome, meie suvilasse. Ja vaatasin siis YouTube'ist, et kuidas tipit ehitada. Okei, need sambad tõmbad püsti, siis mingi kate peale. Läksin metsa, vedasin siia puid, koorisin ära, tõmbasime püsti need, sain natuke abi, et teatud tehnika on selle jaoks. Ja siis tegin edasi, panin siia katte ümber ja tuli tipi ja tegin sinna lõkkeaseme. Leidsin siit ülevalt vana nii-öelda laeva naharulli, punast ja valget ja siis sai tehtud. Kas ta läks 2 või 3 päeva? Tegin niimoodi rahulikult. Aga mis see õpetas? See tegevus õpetas mulle ühte korduvat mustrit, mida ma olen mitmeid kordasid elus kogenud, kasutanud ja teinud. Et ma seadsin eesmärgi. Ma lähen teen sulle tipi. Miks mitte? Lihtne, suvaline eesmärk. Tuli minu seest välja. See on kõige tähtsam. See tuli minu seest. Seal ei olnud mingit tagamõtet või seda, et blablabla, vaid see tuli. Ja teine asi, ma seadsin ajalise raami. Okei, mul on 4 päeva aega. Lähen teen. Ja saigi tehtud. Samamoodi ma rääkisin aastaid, et ma võtan omale naise, abiellun ja ehitan maja ja saan lapsi. Tehtud nähtud. Ja nüüd viimase asjana mulle tuli ette, et meie kodukülas on maa müügis, maa arendus detailplaneeringuga. Siis ma vaatasin, okei, see maksab natuke palju selle jaoks, mis mul tol hetkel oli olemas. Aga ma ütlesin, et davai, ostame ära ehitamise küla. Panin asja töösse, kirjutasin välja, programmeerisin oma alateadvust. Iga päev astusin samme, keskendusin sellele ja enne ostsimegi ära ja ehitame sinna küla. 1 miljoni projekt. Ja läbi elu on see sama rütm käinud. Ja kui sa täidad neid 2 töövihikut, siis sa jõuad sinna samasse kohta. Et sa valid oma projekti, oma asja, mis sinu sees tuleb. Ja sa hakkad tegema, hakkad looma seda ja sa jõuad sinna. Ma olen alati jõudnud kohale, kui ma olen vähegi hoidnud sellest nii-öelda sihist kinni ja ajaraamist samuti. Ja kui sa veel mõtled, okei, kas ma peaksin seda tegema, siis ma olen teinud selle niimoodi, et see on põhimõtteliselt nagu kingitus ja samas ka äriprojekt, eks ju, ettevõtlik mina. Et kui sa ostad selle 1 euroga, ma saan raha, ostad selle 33 euroga, ma saan raha, ostad 55 euroga, ma saan raha, Ja sama, et see on nagu sina valid hinna. Ja miks sa valid hinna? Kui ma annaks selle sulle tasuta 0 euroga, siis sa ei viitsiks seda täita. Mul on nii palju asju antud. Mulle anti eile turvasaapat täiesti tasuta, et nendega hea tööd teha. Varbad kaitstud. Okei. Aga mind ei huvita, mulle meeldivad paljajalu jalatsid. Ehk siis ma ei näinud väärtust selles. Ja nii ongi tasuta asjadega.
aga kui sa ise vastutad selle oma loovenergiaga ehk rahaga, siis sa näed ka selle väärtust ja astud need vajalikud sammud, et seda ära täita. Ja päriselt, hakka tegema. Need asjad, mis sinu sees tulevad, need unistused, need visioonid, et kõik on õiged ja need tulebki ära teha, ära täita. Et see on minu tööriist sulle. Tee seda. Ja sa näed tulemusi ja su elu muutub. Ja nii lihtne see ongi. Aitäh vaatamast ja siis head täitmist.